Siin Kuusna külas hüppasid 10- ja 11-aastane tüdruk välja liikuvast Land Rover Discovery maasturist, mille roolis oli vaegkuulja 47-aastane Kaarel. Järva-Jaanis ehk umbes 5 kilomeetrit eemal end auto peale hääletanud tüdrukud soovisid kodule lähemale saada. Kui Land Rover oli õige teeotsa juures, soovisid tüdrukud autost väljuda. Kuigi nad ütlesid seda juhile, ei kuulnud Kaarel tüdrukute soovi. Võis juhtuda, et neil tekkis paanika. Igastahes nad hüppasid lihtsalt liikuvast autost välja. Ühel hetkel avastasin, et taguminest paremat ust üritatakse avada või tehti lahti. Selline mulje jäi nagu kas turvavöö jäi vahele või midagi tahetakse välja visata või hakkas kellelgi paha. Aga siis ühel hetkel oli üks tüdruk hüppas sõitvast autost maha asfaldi peale. Ja ülilühikese aja järgi hüppas ka teine tüdruk järgi. Kaldo Kiis kinnitas, et Land Roveri kiirus oli üpris väike, tema hinnangul umbes 50 kilomeetrit tunnis. Paarsada meetrit enne õnnetuskohta lõppes kiiruse piirang 70 kilomeetrit tunnis ja algas ala, kus tohib sõita juba 90 kilomeetrit tunnis. Juba selle hüppamise hetkel, kui esimene tüdruk hüppas, siis ta hakkas juba pidurdama. Ei olnud suur kiirus. Esimene tüdruk oli lahtise luumurruga pahkluu koha pealt, vasak jalg oli selge lahtine luumurd ja nähtavasti oli ka hammastest ilma jäänud. Teine tüdruk, kes järgi hüppas, temal oli peahaav oli põhiline ja tema seisukord oli esialgu nagu parem, aga see halvenes või kustus silmnähtavalt. Aga suure komplimendi teeks kiirabile, kes jõudis minu meelest väga kiiresti, ma pakun 20 minutiga Paides siia.